See on uskumatult äge. Ma lähen sinna alla ja püüan mõned ägedad kalad. Issand, see mees lihtsalt kuppus sinna sisse. Oh! Pojma! On linnu, mis hetkega justkui maa alla neelati. Üks tihe ristmik Jaapanis kadus äkitselt enne hommikut. Ameerikas neelas maa alla miljoneid dollareid maksvad sportautod, samal ajal kui üks muuseum oli suletud. Veelgi hirmutavam on see, et paljud neist neelukoobastest on maa all juba ammu kujunenud, ilma igasuguse hoiatuseta. Selles videos vaatame mõningaid maailma suurimaid neelukoopaid, mis on sõna otseses mõttes alla neelanud teid, hooneid ja terveid linnaosi. Enne kui alustame, palun laikige ja tellige seda videot. See tähendab meile, sisuloojatele, väga palju. Aitäh ja nüüd alustame! National Corvette Museum Bowling Green East, Kentuckys. 2014 aasta 12 veebruari varahommikul oli National Corvette'i muuseumi sees Bowling Greenis vaikne. Seal olid välja pandud mõned Ameerika ajaloo kõige olulisemad korvetid, piiratud seeria prototüübid ja ajaloolised mudelid, mis on nii haruldased, et neid on peaaegu võimatu asendada. Kuid samal ajal, kui muuseum oli suletud, juhtus midagi ootamatut. Muuseumi enda avaldatud turvakaamerate salvestiste kohaselt hakkas näitusesaali põrand aeglaselt pragunema. Vaid mõne sekundi jooksul andis betoonpõrand järele ja tekkis tohutu suur neelukoobas. Muuseumi ametnike sõnul ulatus kahjustatud autode koguväärtus üle $1 000 000. Nende hulgas oli ka miljonis toodetud korvett ja mitu haruldast prototüüpi. Need on sõidukid, mida on peaaegu võimatu asendada. Uurijad avastasid, et see koht asub niinimetatud karstimaastiku kohal. See tähendab, et maa all on palju lubjakivi, mis lahustub kergesti, kui põhjavesi sellele pikemat aega mõjub. Aastate jooksul tekkis muuseumi alla õõnsus, kuni maa ei suutnud enam peal olevat raskust kanda. Pärast juhtumit taastati mõned korvetid, kuid mõned jäeti ka purustatuks. Näitusena on see siiani üks muuseumi kõige külastatavamaid atraktsioone. Fukuoka, Jaapan, 8. november 2016. Umbes kell 5 hommikul Fukuoka linnas Hakata jaama lähedal, mis on üks Lõuna-Jaapani kõige tihedama liiklusega transpordisõlmi, vajus ootamatult sisse suur osa teest. Mõne minutiga neelas tohutu kraater endasse terve 5-realise ristmiku. Jaapani meedia ning selliste väljaannete nagu Reuters ja BBC andmetel oli sellel ajal auk peaaegu 30 meetrit pikk ja umbes 15 meetrit sügav. Veetorud ja kanalisatsioonitorud purunesid, mistõttu täitus auk kiiresti veega. Mõnes piirkonnas kadus ka elekter, samal ajal kui gaasi- ja sideliinid said kahjustada. Viraalses videos on näha, et linna keskel on justkui suur plahvatuskraater. Mõned hooned kraatri serval liikusid veidi, mistõttu olid elanikud šokeeritud ja mures, et võib juhtuda veel varinguid. Linna ametnike sõnul võib juhtum olla seotud piirkonnal toimuva metrooehitusega. Kui kaevati maa-aluse tunnelisüsteemi laiendamiseks, võis maa peal olev pinnas nõrgeneda. Paljusid riike üllatas see, kui kiiresti Jaapan kogu piirkonna korda tegi. Remondibrigaadid töötasid peaaegu 24 tundi järjest. Peaaegu 24 tundi järjest töötasid brigaadid. 1000 kuupmeetrid mulda ja betooni eemaldati, samal ajal kui parandati maa-aluseid kommunaaltrasse. Linnavalitsuse ametlike avalduste kohaselt oli eesmärk taastada teekasutus kõigest 1 nädalaga. See koht, mille maa justkui neelas, taastati kiiresti ja kõik nägi välja, nagu polekski midagi juhtunud. Selle tõttu ei keskendunud paljud rahvusvahelised meediaväljaanded ainult katastroofile, vaid ka Jaapani kiirele taastamistööle. Kuid see juhtum näitas ka üht olulist tegelikkust. Ükskõik kui kaasaegne linn ka poleks, on maa lohte, mida pole lihtne märgata. Ja mõnikord kujuneb probleem välja aastakümnete või isegi sajandite jooksul, enne kui maa peal lõpuks järele annab. Paljud maailma neelaugud on seotud lubjakivi loodusliku erosiooniga. Kuid on ka neid, mida on süvendanud inimtegevus, nagu kaevandamine, põhjavee liigne ammutamine ja suured ehitusprojektid. Lihtsamalt öeldes ei toimu kõik katastroofid maa peal. Mõnikord kujuleb see vaikselt meie all, samal ajal kui inimeste tavaline elu üleval jätkub. Puebla, Mexico 2021.
Vaikses põllus Puebla lähedal Kesk-Mehhikos märkas üks põllumees, et tema põllu keskel oli väike maa vajumine. Alguses tundus see tavalise auguna, mõni meeter lai, kuid tundide möödudes hakkas see järjest suuremaks kasvama. Järgmisel päeval oli see juba sügavam. Reutersi ja teiste rahvusvaheliste meediakanalite tollaste teadete kohaselt laienes sinkauk kiiresti Santa Maria, Zacatepeki piirkonnas Puebla osariigis. Droonikaadrid näitasid, kui kiiresti see kasvas, samal ajal kui maaservad jätkuvalt varisesid. Veelgi murettekitavam oli see, et otse sinkaugu kõrval asus elumaja. Mehhiko võimude ja geoloogide sõnul võib juhtum olla seotud põhjavee liigse ammutamisega piirkonnas. Kui maa alt võetakse liiga palju vett, langeb põhjavee tase ja see võib põhjustada setete ning vulkaanilise pinnase ebastabiilsust piirkonna all. Sarnane probleem on juba pikka aega vaevanud ka Mehhikot, kus mõned linnaosad vajuvad igal aastal jätkuvalt maa alla põhjavee ammendumise tõttu. Puebla neelukaevus jätkus selle laienemine, kuni see ulatus üle 100 meetri laiuseks, enne kui see lõpuks stabiliseerus. Nüüd näeb endine põld välja nagu väike järv. Guatemala 2010. Kui maa äkitselt avanes Guatemala linna elamurajoonis, polnud see tavaline maalihe ega ka lihtsalt teevaring. Ilmus peaaegu täiuslik ümmargune auk, mis läks otse alla. Guatemala ametliku katastroofiameti ning Associated Pressi ja BBC tollaste raportite kohaselt oli augu sügavus hinnanguliselt ligi 100 meetrit läbimõõt, umbes 18 meetrit. Kuna neeluka välimus oli nii puhas ja korrapärane, arvasid paljud inimesed internetis, et õhufotod on töödeldud või võltsitud, kuid need olid päris ja vaid mõne sekundiga neelas auk endasse mitmekorruselise hoone ja ühe maja. Need vajusid otse alla, kuni neid peaaegu enam pinnalt näha polnud. Geoloogide sõnul on Guatemala linna geoloogia ainulaadne. Suur osa linnast asub vulkaanilise pimskivi peal. See on kerge, kuid kergesti erodeeruv materjal, mis pärineb iidsetest vulkaanilistest piirkondadest. Linna all on vanad ja mõnikord kahjustatud kanalisatsiooni ja drenaažisüsteemid. Kui torudest lekib vesi, sööb see aegamisi all olevat vulkaanilist pinnast, kuni tekib õõnsus. Ja kui all olev õõnsus muutub liiga suureks, variseb pind äkitselt sisse. Seda süvendas veelgi troopilise tormi Agata tugev vihm, mis tabas Kesk-Ameerikat mõned päevad enne varingut. Vihma rohkusest tingituna nõrgenes veelgi maa-alune toestus. Ja mis veelgi murettekitavam, see polnud esimene kord, kui see Guatemala City's juhtus. Aastal 2007 avales peaaegu samasugune neelukoobas ka teises linnaosas. Pärast seda andsid mõned bioloogid juba hoiapuse linna maa-aluse infrastruktuuri seisukorra kohta, kuid mõnede raportite ja intervjuude kohaselt, mis ilmusid pärast 2010 aasta katastroofi, ei rakendatud paljusid soovitusi kohe. Seetõttu, kui varing mõne aasta pärast uuesti juhtus, muutus arutelu vana kanalisatsioonisüsteemi ja linna hoolduse üle Guatemala City's palju tõsisemaks. Patagaika kraater, Venemaa Jakuutia kaugpiirkonnas asub tohutu kraater, mida tuntakse Patagaika nime all. Mõned kutsuvad seda allilma väravaks ja alates 1960 aastatest pole see lakanud kasvamast. See ei tekkinud üleöö nagu teised neelud. Venemaa ja rahvusvaheliste kliimauuringute teadlaste uuringute kohaselt algas probleem pärast seda, kui Nõukogude Liidu ajal raiuti selles piirkonnas maha suur osa metsast. Kadus loomulik varjund, mis aitas hoida maa-alust igikeltsa külmununa. Ja kui see kokku variseb, puutub rohkem külmunud maad kokku õhusoojusega, mis põhjustab veelgi kiiremat sulamist. See on ahelreaktsioon, mida on peaaegu võimatu peatada. Aastakümnete jooksul on Patagaika kraater järjest suuremaks kasvanud, ulatudes peaaegu 1 kilomeetrini. See on teadlaste hinnangul selle pikkus. Kliimapeadlaste sõnul on see koht samuti oluline, sest see on nagu muistse maa hiiglaslik ajakapsel. Siit on leitud säilinud iidsete loomade jäänuseid, sealhulgas jääaja hobune ja teisi eelajaloolisi liike, mis on olnud tuhandeid aastaid jää sees maetud. Kuid sellega kaasneb teadlaskonna jaoks veelgi suurem mure. Siberi igikelts sisaldab väga palju orgaanilist süsinikku. Kui see sulab, võib see vabastada metaani ja süsihappegaasi. Kasvuhoonegaasid, mis kiirendavad veelgi globaalse soojenemise protsessi.
Seetõttu pole Patagaika paljude teadlaste jaoks lihtsalt tavaline neelukoht. See on nähtav hoiatusmärk kliimamuutuste mõjust Arktika piirkondadele. Ja mõnede Venemaa teadlaste sõnul võib maailma jätkuva soojenemise korral Siberias selliseid hiiglaslikke maapinnavaringuid veelgi rohkem tekkida. Praegu pole praktilist viisi selle kraatri suurenemise peatamiseks. Seda ei saa katta lihtsa inseneriprojektiga ja kui igikelts kord juba sulab, pole seda ka lihtne endisesse külmunud olekusse tagasi viia. Aja jooksul muutub haav maapinnas aina suuremaks ja iga kadunud jääkihi osaga ilmub üha rohkem iidse maailma osi taas nähtavale. Samal ajal allab ka Arktika enda vundament tasapisi järele. Kuna äärmuslikud ilmastikuolud, tugevad vihmasajud ja kliimamuutused muutuvad maailmas üha hullemaks, usuvad paljud teadlased, et selliseid maapinnavaringuid võib tulevikus veelgi rohkem esineda. Ja isegi kui inseneriteadus ja tehnoloogia on tänapäeval arenenud, on ikka veel osi planeedist, mida me täielikult ei kontrolli. Sest mõnikord ei tule kõige ohtlikumad katastroofid taevast ega merest, vaid kujunevad vaikselt välja otse meie jalgade all. Ja need on mõned kõige üllatavamad neelukohtade juhtumid, mis sõna otseses mõttes neelas inimeste silme all osa maailmast. Sest lõpuks ei kao mitte ainult hooned ja teed, kui maa järele annab, vaid ka kogukonnad, elatusallikad ja inimeste enda turvatunne, kes siin elavad.